mida kauem me seda saadet teeme ja no nüüd on möödunud ju tegelikult juba varsti 5 aastat sellest, kui me alustasime. Seda, ma ei tea, kuidagi rohkem ma kardan või seda vähem kindlam ma olen, et me teeme head saadet. See on täpselt vastupidine sellele arengule, mida tahaks, et nagu enesekindlus võiks ju tõusta, eks ole. Aga ei, pigem on nagu selline tunne, et me oleme nagu ühte seda sama saadet salvestanud lihtsalt 5 aastat järjest ja mitte midagi ei ole muutunud. Me oleme ikka täpselt samad popkulturistid oma vanas headuses või siis siin ongi see, et kas me oleme üldse head, kas me oleme kunagi head olnud, vaata nüüd hakkab kõik hakkab peas nagu kaduma, kõik läheb kahtluse alla. Ma ei tea, ma jalutasin ennist väljas vihmaga. Võib-olla see mu tuju ära rikkuski, et ma jalutasin väljas vihma sades ja kõik oli kuidagi kõle ja pandeemiane. Aga jalutasime ja siis mu abikaasa Eeva rääkis ühest kohvi teemalisest YouTuberist, keda ta jälgib. Ja ütles, et ta kuulaks meid ka rohkem, kui me kohvist räägiksime. Ja siis ma ütlesin, et ma kardan, et sellest ei tuleks nagu midagi välja, sest me kumbki ei talu väga kohvi. Et siis selle saate nimi oleks Jittery Jim ja Insomnia Kivo. Ja siis ta arvas, et see oleks väga hea saade, mida kuulata. Et äkki me peaksime hoopis seda saadet tegema, ma ei tea. Ma olen üsna jittery täna, sellepärast, et ma nüüd jälle joon kohvi. Jaanuar oli kuu, kus ma üritasin kohvi mitte juua ja siis libastusin paaril korral vist, aga mitte rohkem. Aga nüüd praegu on märts lõppemas, on ju, et märtsis ma olen ikka, ma ei tea, peaaegu et üle päeva vist joonud ja see on sellepärast, et me abikaasaga enam kumbki eriti ei maga. Me oleme nüüd... Otsustasite, et nüüd on nagu... Ja, et me nüüd öösiti nagu oleme ka leidnud endale tegevust tänu sellele, et beebi on majas. Siis mul on juba nagu ma olen mingil teisel tasandil, et see ärevuse kartus, mis varem hoidis tagasi mind kohvi joomisel, on muutunud tühiseks. Sellest olulisem on lihtsalt püsida ärkvel, nii et ma teen trenni nii palju, kui ma jaksan ja joon kohvi. Nii et ma võin kohvist rääkida küll. Kohv on üks mu lemmikteemasid, isegi mitte vaatamata sellele, et ma seda eriti palju ei joo tavaliselt, vaid lausa selle tõttu, et mul kohviga on siuke väga konfliktne suhe, mille sisu on see, et ma eriti seda ei joo, aga mul on tohutu tõmme kohvi poole alati, peaaegu alati olnud, jah. Ma täitsa mõistan seda, aga mina nagu tegelikult hea meelega vaatan neid kohvi YouTubereid ja mõtlen kõikidest nendest kohvidest, mida ma võiksin juua, kui ma saaksin, aga ma ei tea, ma ikka üldse ei kannata seda. Ma jõin üle-eelmine aasta kohvi. Jälle, mul käib see selliste nagu tsüklitena. et siis mingi hetk ma nagu hakkan nagu natukene joon Coca-Colat näiteks, sest Coca-Cola on maailma parim jook. Ja siis ma mingi hetk nagu natukene joon paar lonksu kellegi kõrvalt ja siis mingi hetk ma mõtlen, et okei, et ma võin ju endale ka ühe lihtsalt väikse purgi osta. Ja siis ma mõtlen, et tegelikult ma jooks, täna on kohe eriti raske päev, et ma jooks kohe 0,5 liitrit. Ja siis ma joon nagu iga päev 0,5 liitrit ja siis ma hakkan kohvi jooma. Ja siis mingi hetk nagu kõik see ärevus lööb üle mu pea nagu kokku ja siis ma pean lihtsalt nagu täiesti ära lõpetama. Ja see juhtus mul kusjuures vahetult enne selle nii-öelda koroonaperioodi algust eelmine aasta, nii et sellest alates ma ei ole üldse kohvi joonud ja olen tagasi kummeli tee peal, mis on see nagu tsükli see teine pool, et kui seda tsüklit sa vaatasid sinusoidina, et nagu kasvab kohvi tarbimine, eks ole, ja siis mingi hetk, tegelikult see ei ole isegi mitte sinusoid, see on mingi siuke teistsugune laine, et üks hetk nagu stopp ja siis nüüd ma joon jälle kummeli teed. Kas sa neid Balderjani tablettega tarbid, mida sa mullegi soovitasid? Ja, no see, ma just praegu nagu te kuulete siin, mul on kummeli tee nagu käes. Nii hea. Aga
aga mul Balderani siin hetkel ei ole, kuigi see on ka jah, selline teine variant, et kui ma tunnen, et kummelideest jääb nagu väheks, et siis alati on veel lisaks nagu Balderan. Mul oli üks vene keele õpetaja, kes võttis Balderani, sest et sest ta pidi sind õpetama. Ärritasime teda liigselt. Jah, sest ta pidi mind õpetama. Ja siis ta rääkis aeg-ajalt oma valerianka tabletikestest, mis tal käekotis alati kaasas olid. Aga tulles tagasi selle jutu alguse juurde, siis mina just hiljuti mõtlesin selle peale, et nüüd, kui meil juba on 5 aastat peaaegu läbitud, siis meil hakkab juba tekkima võimalus vaadata asju nagu niimoodi laiemalt ja suuremalt, et vaadata mingeid nagu arenguid ja taandarenguid, näha suuremat pilti ühesõnaga, et minu arust see on väga äge. Et me oleme nagu kogenud. Ma olen selles osas sinuga, et me oleme nagu kogenud ja me oleme kaardistanud või mitte, kaardistanud ikkagi alati ju seda oleviku olukorda, millest me enda oleme leidnud. Me oleme rääkinud filmidest ja albumitest ja kõigest muust, mis on sel hetkel kuidagi relevantsed meile ja need ei pruugi meile olla relevantsed nüüd aastaid hiljem, aga nende osade juurde tagasi minnes ikkagi on võimalik taas avastada kuidagi seda miskit, mis oli siis meile oluline. Et see ebakindluse teema, ma arvan, et see on süüke asi, mis on lihtsalt igapäevane võitlus, et üldse uskuda nagu oma püüdlustesse ja huvidesse ja sellesse, et see võiks kedagi teist ka huvitada. Mul just eile oli süüke päev, kus ma jälle nagu, ma ei tea, lihtsalt vaatasin seina ja mõtlesin, et milleks üldse nagu, milleks see kõik, ja see tavaliselt see kõik need küsimused kerkivadki pühapäeviti mul isiklikult, et pühapäevad on mu kõige vähem lemmikud päevad nädalas, et tuleb süüke nagu tohutu langus, süüke eksistentsialistlik süüke kaevu kukkumine. Aga siis tuleb uus nädal ja uued tegevused ja uued mõtted ja tuleb uus popkulturistide osa ja siiamaani need osad pärast mille salvestamist ma olen end kõige halvemini tundnud, on hiljem kõlanud nagu kõige normaalsemana üldse. Et ma arvan, et see minu jaoks isiklikult on nagu, see on alati hea märk tegelikult, kui ma ennast nagu väga halvasti tunnen pärast salvestust. Nii et ma loodan, et ma tunnen ka pärast tänast salvestust ennast võimalikult halvasti, sest see tähendab, et on täitsa süüke Harju keskmine normaalne saade. Popkulturistid, teie kaaslane teie eksistentsiaalses kriisis väikese kummelideega. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Kaevutäis kummelideed. Kaevutäis kummelideed, kuhu ennast eksistentsiaalses kriisis ära uputada. Ma ei tea, kas kaevu uputatakse inimesi või? See kõlab kohutavalt halvasti. Igapäevaselt. No see kõlab kohutavalt, aga nii tehakse. Kas sa oled näinud filmi The Ring näiteks? Ei ole. No sa peaksid vaatama seda. Kas see ei ole mitte seotud rohkem telekaga? Ma mäletan, et seal, nii palju kui ma olen näinud neid viiteid, et seal on mingi sahisev telekast, kus tuleb välja mingi emo tüdruk. See on seotud VHS-kassettidega, telekatega ja kaevudega. Okei, see kaevu pool on see, mida ma pole näinud nendes erinevates viidetes sellele teosele. Ma ei vaata õudukaid, see ei lähe mu kummelidee ja Balderani nagu elufilosoofiaga kokku. Aga võib-olla nüüd, kui sa juba sellest kummelideest nii läbi imbunud oled ja ainsa toitainena tarbid Balderani, et siis võib-olla need õudusfilmid ei tundugi enam nii õudsed, vaid see on rohkem nagu vaataks lihtsalt mingit mida iganes, mingit loodusfilmi näiteks. Loodusfilmid võid ka päris õudsed olla. Taimedest. No jaa, aga neid võtad alati kuidagi teistmoodi, seal ei ole, seal ei ole nagu seda šokifaktorit või seal ei ole vähemalt seda taotlust kuidagi kedagi traumeerida. Sina võtad, aga oli see BBC tegi ju mõni aeg tagasi David Attenborough'ga selle Aafrika teemalise dokumentaalsarja ja seal oli kaks lõiku, millest üks oli elevandi
perekonnast vist, kus ema oli suremas ja siis ta nagu, ema elevant oli nagu suremas ja ma loodan, et ma mäletan seda õigesti. Ja siis ta laps nagu umbes nuttis ta ümber põhimõtteliselt või noh, see jättis sellise mulje, et see laps meeletult leinas seda ema seal ümber, mis kõlab täiesti loogiliselt, eks ole. Ja siis teine klipp oli ühest linnust, kes siis tõrjus aktiivselt eemale oma nõrgemat nii-öelda järglast, et see siis ei saaks nagu süüa, et tugevam järglane saaks rohkem süüa ja jääks ellu. Ja need mõlemad põhjustasid BBC-sse nii-öelda pahaste kirjade laviini, et lapsevanemad eriti olid pettunud, et selliseid asju näidatakse, kui ma õigesti mäletan. Et väga loodusfilm võib olla traumeeriv kogemus, kui sa otsid sellist kogemust omale telekast. Nojah, okei siis. Ei oska. Ma naeran, aga see ei tähenda seda, et ma naeran nende inimeste üle. Ma lihtsalt naeran. See on lihtsalt neutraalne naer. Ma ei naera teie üle, ma naeran teie kõrval. Ma naeran nende inglastega samal saarel olles, muud midagi. Vähemalt seda sa saad öelda, eks ole. Jah. Aga ma ei tea, ma iseenesest nägin ühte Twitchi striimi, kus sa hästi rahuliku häälega rääkisid, kuidas on väga meditatiivne ja chill mängida mänge, nii et teised ka näevad. Ja siis rüüpasid samamoodi kummeliteed minu meelest ja rääkisid, et sa tegid rosinas. Ja siis ütlesid, et sa just tegid rosinas aiakesi ja selle lause ajal minu meelest või siis mingi 2 sekundit pärast seda lause, et sa lõid kurikaga ühe looma niimoodi sodiks, et ta lihtsalt plahvatas nagu suur veri, nagu suur verd täis veepomm põhimõtteliselt. Et sa lõid looma lõhki pärast seda, kui sa olid öelnud, just täna tegin rosinasaiu ka. Ja siis oli nätaki. Ja see oli nii naljakas. Sel hetkel ma sain aru, et see on üks Twitchi striimer, keda ma tahan jälgida. See oli nagu nii naljakas mu jaoks ja nii armas samal ajal ka, et ma kohe huviga vaatan, milliseid ülekandeid sealt Krustokite residentsist Keilast veel maailmale pakutakse. Ma vist ise ei tajunud, et see stream oli naljakas. Tõesti, ma üritasin teha oma seda streameri häält. Ma otsustasin ära, et selles maailmas, kus tead, ausalt öeldes, ega ma sellest streamerite maailmast väga palju üldse ei tea. Ma tean, et enamasti inimesed teevad Twitchis selliseid live-ülekandeid, kus nad mängivad mänge, aga ma tean, et seal on ka üsna popp see, et keegi näiteks joonistab mingit oma kunstiteost või siis üks asi, mida ma olen ka varem tähele pannud, et inimesed ehitavad mehaanilisi klaviatuure, et see on ka üks mingisugune skene, et tellivad omale kõik jupid kokku, et klaviatuur ehitada ja siis panevad neid kokku seal nii-öelda live streamis. DJ-d teevad oma DJ-sette ka Twitchis näiteks. Ja näiteks see veel. See on miski, mida tehakse. Aga nii palju, kui ma neid mängustriimereid olen jälginud, siis enamasti on väga hüperaktiivsed ja lärmakad ja paljud noored inimesed. Ja ma kuidagi nagu tajusin, et ma ei ole ükski nendest iseloomuomadustest, et ma ei ole hüperaktiivne ja lärmakas ja ma kindlasti ei ole ka enam noor, et siis minu nagu see striimeri persoon peaks olema selline rahuliku häälega, see on mu striimeri hääl praegu, et ma räägin inimestele rahulikult, mida ma teen seal mängus, mis mu elus toimub, miks üldse on põnev eksisteerida maailmas, kus on ka mängud ja siis käin ringi ja taon vaeseid loomi puruks. Vaat see kooslus tunduski mulle ülinaljakas ja kaasakiskuv. See oli kuidagi, ja sellepärast see oligi armas. Et sa tegid seal nagu päris sikseid, ma ei tea, jõhkraid asju, aga samal see malbe nägu seal ekraani servas, see Ivo, kes seda mängu ise mängis ja kes seal jutustas, oli malbe, mis malbe, nagu kõige pehmem inimene Harjumaal. Keila on Harjumaal ju, on ju? Jaa. Vabandust. On küll. Ma saan aru, et vahepeal käis suur võitlus sellele, kas Keila peaks mingisuguse valla alla minema või mitte, aga Harjumaalt vist veel päris ei olnud nagu Harjumaa exitit, et keksit ei olnud, ei toimunud, aga
jah, noh, seal striimis ma ka tegelikult natukene mõtisklesin selle üle, et kas nende loomade nagu plahvatamine on ikka ääretult vajalik selle mängumehaanika osa. Et kui me siin, ma ei mäleta, kas siin saates või siis selles nii-öelda lisasaates, nüüd kui pinge on maas, mida kuulevad meie Patreoni jälgijad, et kas ma siin või seal saates rääkisin sellisest asjast nagu Assassin's Creed Valhalla, mis on... Ja seal striimis sa mainisid seda, jah, et Valhalla on olnud miski, mis sind võib-olla oma temaatika poolest huvitada võiks küll, aga et see tundus sulle liiga ülepakutult vägivaldne. Vot jah, liiga vägivaldne, et ma ei tahaks nagu rääkida rosinasaiade küpsetamist ja siis samal ajal mingisuguse noaga lihtsalt 30 sekundit järjest veristada ühte inimest, et noh, ma saan aru, et killcam'id on seal üsna nagu retsiks läinud, et noh, nagu see tundub too much. Ja noh, ma saan aru, et kui ma ikkagi viikingit mängin, et selle viikingite eluga käis kaasas teatav selline nii-öelda noh, vägivald, et isegi kui see ei olnud mingite külade põletamine ja kirikute röövimine, siis noh, liha tuli ikka kuidagi saada, et siis tuli nagu metsa alla minna. Aga ja ka rosinasaiu samas. Ja ka rosinasaiu oli vaja tõesti, et aga lihtsalt ma natukene nagu mängudisainerite sellises valikus kahtlesin, et kas on ikkagi vaja, et need loomad, keda ma siis liha eesmärgil ja naha eesmärgil püüan, et kas nad peavad õhku lendama ilmtingimata. Aga kas peaks nagu selguse huvides tegema kerge sissejuhatuse ka sellele teemale üldse, millesse me kohe otse sisse läksime? Sest et tegelikult põhjus, miks see teemaks tuli, seisneb selles, et sinust on saanud nüüd lisaks kõigele muule Twitchi striimer. Ehk siis sa otsustasid hakata mängima mänge, mida sa niikuinii mängiksid, antud juhul siis Valheimi, mis on uus mäng, mida paljud inimesed üle maailma mängivad ja otsustasid seda mängimist siis nagu üle kanda netis, nagu striimerid seda teevad. Ja see Valheimi stream oli sinu debüüt. Ja keegi ei vaadanud seda, sest sa ei öelnud kellelegi, et sa seda teed. Ma Facebooki kirjutasin 5 minutit mitte keegi ei vaata. Okei. No igal juhul, ma arvan, et järelvaatamisi tuli ikka mõni 19 kokku. On nüüd juba. No võt, näed siis. Mina ka vaatasin nagu tagant järele. Ma ei vaadanud lõpuni. Ma ei saanud vaadata lõpuni. Aga ma vaatasin piisavalt, et aru saada, et see on üks kanal, mille jälgijaks ma tahan hakata, nii et ma hakkasin siis. No võt, et see on siis see, mis juhtus vahepeal, et sul on uus hobi nüüd ja nüüd on sul võimalus rääkida meile, miks sul seda hobi vaja oli, lisaks kõigile nendele 150 hobile, mis sul niikuinii on siin roteerumas ja mis on su muljed esimesest sinu Twitchi debüüdist? No nagu põhimõtteliselt kõikide hobidega, mis minu elus on, mind huvitas selle tehniline külg kõige rohkem, et nagu kuidas kaamerad üles sättida, kuidas see stream üles sättida, kõik see oli nagu tegelikult see päris huvitav pool. Minu jaoks ma tahtsin nagu proovida, kas ma saan ka nagu streamida kodust mänge. Ja noh, ütleme, ma läksin nagu veits overkill sellega, et selle asemel, et oma arvuti veebikaamerat kasutada, mis on tõesti sobilik selliseks pisikeseks nii-öelda näoruudukeseks seal ekraani all, siis ma sättisin üles oma fotoaparaadi ja nägin kurja vaeva, et see ühendada oma arvutiga ja oma näo peale fokusseerida. Ja noh, ühesõnaga, mul on mingisugune 3 jalg siin kuskil monitori taga laua ääre peal ja see vaatab üle mu monitori. Kogu see point oli selles, et seda tehnikat nagu teha ja ausalt öeldes kunagi mitu aastat tagasi ma vist proovisin esimest korda elus streamimist. See oli ikka tõesti nagu päris kaua aega minu meelest esimene mäng, mida ma streamida üritasin, oli The Long Dark, vist mitte Lost Dark. See mäng on, sellest on juba nii kaua aega möödas, et ma ei mäletagi selle mängu nime, aga jah, see oli minust Long Dark ja kuna see tuli välja mingi 2014, ma pakun, et 2015-16 võis olla see aeg, kui ma seda proovisin streamida. Ja
ja noh, siis ka keegi mind ei vaadanud ja ma tegin seda põhimõtteliselt ainult ühe korra ja no tol hetkel see oli vist ka niimoodi, et ma ei viitsinud nii palju vaeva näha, et seda nagu oma nägu sinna ekraani alla nurka panna ja vist üldse ma ei rääkinud ka selle striimi ajal, nii et see oligi nagu väga igav striim. Aga siin nüüd mõni aeg tagasi ma täpselt ei teagi, kuidas see oli. Võib-olla see oli kuidagi seotud sellega, et sina kirjutasid oma Facebooki postituse, et Disco Elysiumi see nii-öelda laiendatud versioon või see uus versioon nii-öelda on hakkamas valmis saama. Ja sinna alla kommenteeris selline inimene nagu Kaspar Kannelmäe, et väga hea, et siis ma saan seda striimima hakata. Kaspar siis, keda võib-olla suurem osa kuulajaid tunneb pigem tätoveeringu kunstnikuna, aga jah, et Kaspar on samamoodi hakanud ka oma mänge striimima. Mina tean Kasparit põhimõtteliselt läbi selle, et ta oli üks esimesi inimesi või ütleme, tema on esimeste seas, kes jättis meile iTunesis kommentaari ja 5-tärnilise review popkulturistidele, nii et kindlasti väga tore inimene. Ja meie igavene tänu. Meie igavene tänu. Kaspar ühtlasi kujundas logo mu kirjastusele, kui ma Kehade metsa välja andsin. Väga äge. Nii et erinevaid seoseid on siin Kaspar Kannelmäega. Aga ma vaatasin, et ohoo, et mida ta striimib ja nägin, et ka tema on mänginud sellist mängu nagu Valheim, mille vastu mul tol hetkel oli väga-väga suur huvi. Ma olin seal endale ka alla laadinud, aga ma ei osanud seal veel väga midagi teha, et ma ei olnud seda nagu üldse korralikult mänginud. Ma tegin seal ära omale tegelase, kelle nimeks ma panin Rökk, sest see kõlas kusjuures see on tõesti väga hea nimi. On jah? See on nagu ja sa striimis nimi. Ütlesid ka, et see on ilmselt üks õnnestunumaid nimevalikuid su elus. Ja ma pean nõustuma, ma küll ei tea kõiki teisi nimevalikuid teistes mängudes su karjääri jooksul, aga Rökk tõesti on väga hea 3-täheline nimi. Et ühesõnaga ma olin nagu tegelase loonud, aga õieti ma seal mängus hakkama ei saanud, aga siis ma nagu sattusingi Kaspari neid Twitchi striime vaatama. Tal on nagu neid 2 tüüpi, ühed on sellised, kus ta peamiselt siis tegeleb oma illustratsioonidega, et ta nagu näitab oma iPadi peal, kuidas ta illustratsioone teeb ja teistest siis ta on mänginud, noh, mina olen peale sattunud siis, kui ta on mänginud just Valheimi. Ja neid oli väga tore vaadata. Ma käisin vahepeal ka nendel aegadel seal, kus Kaspar siis tegi seda live streami ja käisin seal juttu ajama. See tegelikult see oli nagu hästi lahe kogemus, et sul on seal nagu erinevad inimesed, sul on seal selline mõnus jutuvada, keegi see inimene, kes siis parasjagu seda mängu striimib, siis ka näeb neid kommentaare, räägib kaasa, inimesed räägivad temaga, räägivad omavahel, seal oli selline hästi mõnus sotsiaalne nagu komponent, et see on nagu mäng pluss siis see sotsiaalne komponent ja eriti mina ei ole väga suur multiplayer mängijate sõber, et ma ei mängi väga neid mingisuguseid Halo'd ja Battlefield, isegi mul ei tule need nimed meelde. Call of Duty, COD, nii et ma ei mängi neid mänge, sest enamasti seepärast, et ma olen üsna kehv, et ma kohe kardan nagu kõigile alla jääda. Ja nendes nagu tundub see nagu sotsiaalne element olevat ka nagu väga-väga konkureeriv, mistõttu see ei ole nii lõbus. See striimimine minu jaoks nagu hoopis tõigi sellise tunde nagu lapsena, tead, istud teleka ümber, üks inimene mängib, sest sul oli näiteks üks pult või see oligi siuke ühe mängijaga mäng ja kõik teised on ka seal ruumis, sellepärast et see oligi nagu äge, kui sul kellelgi oli teleka mäng, kogu küla oli kohal põhimõtteliselt. Ja kõik ootasid nagu oma mängu järjekorda, aga seal toimus nagu selline lisasotsiaalne aspekt, et inimesed rääkisid omavahel, nad rääkisid mängijaga, nad ütlesid, kuule, mine sinna, tee seda, vahepeal räägiti, ma ei tea, lemmiklimonaadidest või midagi. Ja see oli nagu kuidagi selline hästi mõnus feeling, mida mul ei ole nagu mängudega olnud juba väga-väga pikka aega. Ja võib-olla eriti nüüd selle nagu pandeemia kontekstis ka enamus ajast nii-öelda sellises asotsiaalses või mittesotsiaalses nagu kontekstis olles. Lihtsalt oli nagu kuidagi mõnusam mängida mõttega, et sa ei ole nagu üksi. Okei, minu striimi tol hetkel ei vaadanud keegi.
et ma tegelikult mängisin ikkagi üksi, aga noh, lihtsalt see nagu kuidagi tunne, et sa räägid maailmale ja seal on nagu mingi potentsiaal, et kunagi ka teised tulevad vaatama ja kommenteerima, tundus nagu hästi-hästi lahe. Seal on isegi tore hetk, kus sa ütled, et endiselt mul ei ole ühtegi jälgijad siin otseülekandel, aga ma teesklen edasi, nagu see ei häiriks mind üldse. See oli ka väga naljakas koht. Jah. See on üks hea video, ma ütlen kohe ära inimestele, et vabalt võib panna saate pausile ja minna vaatama Ivo esimest Twitchi striimi, kus ta räägib rosinasaiadest, lööb loomi tükkideks ja on vana rahu ise, samal ajal siis üritades mitte välja näidata, kui halb tal sisimas on, et keegi ei tulnud kohale. See on selline psühhopaadi rahulikkus võib-olla. Natuke, ja, absoluutselt, kui sa räägid rosinasaiadest siukse maailma kõige rahulikuma häälega ja lööd tükkideks mingeid loomi, absoluutselt. Ma üritasin teist korda seda ka teha, aga ma sattusin probleemi otsa. Nii? Mul on tunne, et ma peaksin tõesti neid striime planeerima ette. Kahel põhjusel. Esiteks see, et tõesti inimesed, kes võiksid tahta mind jälgida, võib-olla ka näiteks mõned meie kuulajad, kellele Twitch on kodusem kui mulle isegi. Ma ütlen mulle isegi, nagu ma oleks mingi õudne Twitchi kuru, aga ma olen reaalselt ühe korra seal käinud. Aga et ehk on inimesi, kes on nagu juba harjunud Twitchi vaatama ja tahaks ka minu videosid seal vaata, et mul oleks vaja mingit nagu plaani, et nad saaksid mingi päev seda vaadata. Ja teine aspekt on see, et minu praegused elamistingimused on sellised ajutised ja mitte just nagu kõige detailsemini läbimõeldud, mis tähendab seda, et minu arvuti asub köögis. Ja kui ma mängin ja tahan nagu ka, et kogu maailm mind läbi kaamera, läbi mikrofoni nagu kogeks, siis ma pean arvestama sellega, et ma hoian kinni kööki, kus mu abikaasa tahaks ka vahel käia ja kas või vett võtta või kohvi keeta. Aga ta saab ju vooliku panna näiteks kraani külge ja kuidagi, kas te ei saa natuke nagu siis, kui inimesed näiteks aias kasutavad vett, samamoodi neil on vaja voolik panna sinna maja seinast välja turritava kraani külge ja siis saab selle vee nagu kätte eemalt ka. Mulle tundus lihtsam planeerida ja öelda, et võib-olla mingi õhtu ma striimin ja siis me lepime selle kokku, aga okei, ma võin kaaluda ka vooliku lähenemist. Et jah, miks mitte. Ühesõnaga, ma proovisin nagu teist korda ka striimida, aga ma tundsin, et see oli kuidagi sunnitud sellest, et okei, nüüd praegune hetk ma saaksin seda teha, et mul oleks võimalus seda praegu teha. See ei olnud selline tunne, et okei, ma tahaks seda praegu teha, et praegu on hea aeg. Ja siis ma tundsingi, et ma tegelikult ei tahtnud tol hetkel mängida ja ma ei tundnud ka ennast nagu seal striimis väga aktiivsena. Ja seetõttu seda videot ei olegi minu sellel Twitchi lehel näha, et ma tegin küll mingisuguse 25 või 30 minutit striimi, aga see nagu ei tulnud väga hea. Õnneks jällegi mind vaatas vist kokku ainult mingi 2 inimest. nii et see nagu, võib-olla on nagu selles suhtes hea, et alguses pole nagu pinget ka. Aga jah, ma kindlasti tahaks sellega jätkata, sest tegelikult mulle meeldis kontseptsioon. Mulle meeldib Valheimi mängida, see on ääretult tore mäng. Ta on mäng viikingitest, seal on vägivalda, selles suhtes, et ma ütlesin, et ta on nagu vähem vägivaldne kui see Assassin's Creed Valhalla, aga ta on ikkagi vägivaldne mäng. Aga ta ei ole nii vägivaldne kindlasti ja seal on nagu väga suur osa sellest mängust on ka hoopis teistel nagu asjadel nagu uurimine, selle mängumaailma avastamine, ehitamine, seal saab nagu võrratuid, ma ei tea, linnasid, maju, struktuure, mida iganes ehitada, paate ehitada, oma staffi mööda maailma ringi sõidutada paatidega, et tal on väga, väga mitmekesine maailm ja see tegelikult on ikka veel nagu selline alles neid nimetatakse Steamis early access mängud, et nad pole tegelikult veel valmis, et nagu arendajad katsetavad neid, aga ma ise tunnen küll, et nagu suur osa sellest mängust on ikka väga valmis ja nauditav on ta juba praeguses faasis väga, et ma olen tegelikult seda mänginud võib-olla mingi 4-5 tundi ja ma pole veel sellest nii-öelda algajate alalt, kus sa nagu mängu alustad, mis on siuke mõnus ja lihtne, nagu ikka see Beginner's Island, eks ole. Et seal ei ole nagu mitte ühtegi sellist väga keerulist asja.
mu abikaasa tuli tuppa, näitas näppudega niimoodi oma meelekohtadele, umbes nagu, ma ei tea, kuidas seda tõlgendada isegi. Et mina olen loll, ma tõlgendan seda niimoodi, tuli mulle ütlema, et ma olen loll. Ma kohe ehmusin ära, sellepärast mu lause jäigi pooleli. Üsna nagu agressiivne liigutus oli. Mida ma tahtsin öelda on, et isegi see nagu sellel päris nagu algajate osas selles mängus ma olen veetnud 4-5 tundi ja nautinud seda, ehitanud maja, käinud metsa all, tagunud hirvi. Tagunud hirvi. Puruks. No aga mul on hea meel, et see mõjub meditatiivsena sulle või vähemalt hakkab mõjuma meditatiivselt siis, kui sa seda teistele ka näitad. Et rosinasaiad ei tea, kas nagu sarimõrvarid ja mida? Ütle uuesti. Rosinasaiad tulid ka väga head. Ma ei kahtle selles. Sa oled, minu silmis sa oled tõeline, mitte kondiiter, vaid see pagar. Tõeline pagar. Ja. Aga no siin on mitu asja, millest kinni haarata. Alustuseks võib-olla see, et juhtus siuke täiesti kummaline asi, kui sa kirjutasid Facebooki, et sa nüüd nagu üritad kõigest väest mitte osta Valheimi, aga ilmselt murdud iga hetk nüüd. No mingi siuke postitus oli. No võt. Ja siis ma panin sinna nagu naljaviluks, täägisin ühte oma töökaaslast ja kirjutasin, et äkki ta oskab sulle nõu anda, et paistab, et Ivo on hädas. Esiteks, ta ei näinud seda postitust üldse, sest et ma ei tea, kas sul on mingid piirangud peal, et inimesed, kes ei ole sinu sõbrad, ei näe. See väga, väga rahustav, sellepärast, et ma kartsin, et ta lihtsalt ei tahtnud mulle vastata. Ma arvan, et ma küsisin talt ja siis ta ütles, et ta isegi ei näinud, et mingi selline äramärkimine oleks toimunud. Aga teiseks, ma tundsin ennast nagu täielik idioot järgmisel päeval, kui ma uuesti mõtlesin selle hetke peale, sest et see töökaaslane, keda ma selle ära märkisin, on väga suur Assassin's Creed Valhalla fänn. Ta on üks neid väheseid inimesi, kellel on PlayStation 5, sest et teatavasti siiamaani eriti kellelgi ei ole PlayStation 5, sest et neid lihtsalt ei jõutud teha nii palju, kui oleks vaja olnud ja tehakse siiamaani väga aeglaselt juurde neid. Ühesõnaga, ta on see üks inimene, kellel on PlayStation 5 ja kes on nautinud Valhallat siis selle peal. Ja kuna ta on nii palju rääkinud mulle Valhallast, siis ma mõtlesin, et et ta on mees, kes oskaks ka sulle nõu anda sellepärast, et ma arvasin, et kui sa mainisid Valheimi, et sa räägid tegelikult Valhallast. Sest need on nagu üks ja sama pealkiri põhimõtteliselt. Ja mis mind eriti segadusse ajas, oli see, et sa panid sinna juurde mingi screenshoti pärast, kui ma küsisin, et natuke hiljem sa ise vist lisasid siin mingi kommentaari, et et juba murdusingi või midagi sükest. Ja panin mängu screenshoti sinna juurde. Ja see graafika oli nagu nii palju kandilisem kui Valhallal PlayStation 5 peal, kus on ray tracing ja ma ei tea, mis kõik asjad, 8K resolutsioon. See on need, kes ei saa omal osta seda PlayStation 5. Ja saad aru, et mul korraks oli nagu täielik error ajus ja ma ei saanud aru, et mis sätetega sa mängid seda Valhallat, et kui madalaks sa keerasid selle resolutsiooni ja need, ma ei tea, eriefektide ja graafika nõuded, sest et see nägi välja reaalselt nagu Assassin's Creed Valhalla, kui keegi mängiks seda PlayStation 1 peal. Ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ja siis läks natuke aega veel mööda ja siis ma sain aru, et sa räägid hoopis teistsugust mängust. Sest selleks hetkeks ma ei olnud kunagi kuulnud Valheimist. Ja ma arvasin, et sa räägid Valhallast. Ühesõnaga, ja siis mul oli piinlik, et ma seda töökaaslast olin seal märkinud ära ja põdesin selle pärast, et ta lihtsalt nägi seda ja mõtles, et mis asi see veel on ja igaks üks ei hakanud üldse midagi mainima. Ühesõnaga, palju segadust tekkis sellest ühest väiksest postitusest, mis on jälle näide sellest, miks sotsiaalmeediast tuleks lihtsalt kiiremas korras lihtsalt ära tulla. Nõus. Aga ma ei tea, see teine teema vist, mida ma tahtsin täna me just avastasime, et keegi ehitas sinna Valheimi maailma
ühe kiriku, mis eksisteerib muidu mängus Disco Elysium. See oli väga armas. Nii et keegi Disco Elysiumi fänn on Valheimi ka pannud kiriku püsti. See kirik on väga oluline lokatsioon Disco Elysiumis. Ja siis kolmas reaktsioon on see, et see mängude striimimine ja nende vaatamine, et see on nagu naljakas, et see on ka mingi teema, mis ajab inimesi segadusse ja mis tekitab paljudes seda sorti hämmingut, mille keskmes on küsimus, et miks inimesed üldse peaksid tahtma vaadata midagi sellist. Miks peaks keegi tahtma vaadata, kuidas keegi teine mängib mingit arvutimängu. Ma olen päris mitmes sellises arutelus osalenud ja nii lihtne on selle juurde tuua näiteid muudest valdkondadest, kus inimesed teevad täpselt seda sama asja, aga neil ei teki küsimust, miks ma seda vaatan. Mitte kellelgi näiteks ei teki küsimust, et miks inimesed vaatavad jalka MM-i televiisorist või isegi mitte MM-i, miks nad lihtsalt vaatavad, ma ei tea, kõik neid Premier League'i mänge ja kõik neid muid üldse lihtsalt jalkat. Et üldse lihtsalt jalkat või et miks peaks keegi tahtma vaadata, kuidas keegi, ma ei tea, mängib malet kuskil eurospordis. Et see on huvitav, et see küsimus just videomängudega seoses inimestele ette jääb. Ma olen ka üsna kindel, et ma siin just üks õhtu vaatasin iluuisutamist, oli Stockholmis ja kuigi ma ei ole nagu suurem asi spordisõber, siis vahel ma nagu taliolümpia mänge olen vaadanud, eriti curling mulle meeldib millegi pärast. Aga ma ei tea mitte midagi nagu erinevatest talispordi nagu tegelastest, ma ei tea, kes need sportlased seal on või ma ei isegi tea nagu kelle poolt olla või mida teha. Lihtsalt nagu vahel on põnev vaadata ja ma üks õhtu vaatasin iluuisutamist. Oli täitsa põnev, oli tore vaadata. Ma ei vaadanud seda lõpuni, nii et ma ei teadnudki, kes seal lõpuks võitis või mis need tulemused olid. See ei olnud küll, lihtsalt vahepeal oli nagu tore vaadata ja abikaasaga nagu sellest rääkida ja oli nagu tore õhtu. Ma olen üsna kindel, et nende samad inimeste seas, kes vaatavad jalgpalli andunud fännidena, on ka neid, kes ütlevad, et nad ei saa aru, miks iluuisutamist vaadatakse. Ja samamoodi on terve hulk inimesi, kes ei saa aru, miks mänge vaadatakse. Ja muidugi teeksin mingi teatava vahe selles, et mängude vaatamine kui sport versus nagu nende Twitch streamijate vaatamine. Et seal on arvutimängudes on ilmselge nagu spordi lähedane komponent või vähemasti selline võistluskomponent kindlasti sees. Sa võid leida oma lemmiktiimi, oma lemmikmängijaid ja vaadata, kuidas nad võistlevad rahvusvahelistel mängimisvõistlustel ja seda reaalselt kommenteerivadki täpselt sellised nagu spordikommentaatori tüüp inimesed. On tegelikult väga naljakas vaadata teatud mõttes, et nagu kujutad ette, kuidas jalka kommentaator räägib Starcraftist, eks ole, et see on nagu selline väga, väga huvitav kontrast esialgu. Vähemalt sellise nagu võõras tunne esialgu, aga see on täiesti nagu legitiimne asi, inimesed teevad seda, inimesed vaatavad seda ja ma saan aru, et see on põnev, kui sa tunned neid mänge väga hästi, siis sa märkad seal mingeid huvitavaid taktikaid, sa näed, kuidas inimesed, kes on nagu maailma parimad selles mängus, mängivad seda ja seda on huvitav vaadata, kui see mäng huvitab sind. Teine pool on nagu see Twitchi streamimine. Ma tahtsin just öelda Switchi streamimine, mis saaks olla ka osa minu Twitchi streamist, et ma mängin oma Switchi sinna, siis see on minu Switchi Twitch stream. Aga Twitchi streamimise puhul mul on selline tunne, et see on nagu rohkem selle inimesega aja veetmine, et sulle meeldib see inimene, kes neid mänge mängib. Sulle võib-olla meeldivad need mängud ka, või vähemalt need huvitavad sind, aga peamine pool on see spetsiifiline inimene, see stiil, kuidas ta sellest mängust räägib või sellest suhtluses osaleb ja sa käid ja chatid seal. See on nagu teatud mõttes nagu jututoas olemine ja teid ühendab see üks inimene, kes teile kõigile meeldib seal jututoas ja te räägite erinevatest teemadest ja ma ei tea, ta on nagu selline sotsiaalne kogemus. Ja sport lõpptulemusena on täpselt samamoodi ju sotsiaalne kogemus, nii spordi mängimine, kui spordi vaatamine, kui spordist rääkimine nagu ühiskonnas laiemalt, et need kõik on kuidagi nagu inimesi ühendavad või selliseid nagu ühtsete huvidega inimesi kokku toovad asjad. Nii et minu jaoks ei ole nagu kunagi segane olnud, miks inimesed seda tahavad teha, aga mul on nagu ise pigem see, et ma ei ole varem sellest üldse nagu eriti, see ei ole mul nagu varem klikkinud. Et tavaliselt, kui ma olen Twitchi läinud ja
ja ma tõesti olen aastaid juba üritanud nagu pihta saada sellele Twitchi fenomenile ja aru saada, et mis minu koht seal võiks olla. Et iga kord, kui ma sinna läinud olen, siis on kuidagi siuke nagu, ongi kuidagi siuke mulje, et seal on ainult noored hüperaktiivsed inimesed, kes on väga lärmakad ja ma ei suuda nagu nendega samastuda, et nad röögivad seal, kuidas nad Valhallas seal Assassin's Creed'is kedagi veristavad ja see on nii äge, et see ei ole nagu, et see ei ole lihtsalt minu nagu stiil. Mul on lihtsalt võib-olla ka keeruline nende inimestega samastuda, sest nad on nii palju nooremad kui mina ja ma ei saa enam aru nendest, sest ma olen juba vana. Ma ei tea, sa rõhutad kogu aeg seda, kui vana sa oled ja nii, ma ütleks, et pigem ei ole võib-olla nii vana, kui sa üritad välja paista. ei, ma nagu pigem ei tunne seda niivõrd ainult selles mõttes, et ma olen vana või et ma olen liiga vana või väga vana, vaid pigem on see, et et nagu mingid asjad, mis on nagu jutumärkides noorte kultuuri osad, mis on praeguste nagu teismeliste kultuuri osad, et ma ei samastu enam nendega, ma ei samastu nende inimestega, ma ei samastu selle kultuuriga ja seetõttu on mul raske seal mingeid haakumiskohti leida. Et see ei ole kuidagi selline lamenting, et ei, ma olen nii vana kui kurb, lihtsalt see on nagu läinud, et ma olin ka kunagi teismeline, siis ei saanud ka 30-aastased aru, mis värk on ja nüüd ka ei saa, et that's life. Jaa, ei, ma saan selles mõttes sellest aru, et ma üks õhtu hakkasin uurima, et mis asi on Roblox, on ju? Mis asi? Roblox. Kas see on see asi, mida Liisa ja Henno oma lapsele ostsid, millest ta torne ehitab või? Ei. Okay. ma ei Robloxit ei pea ostma. Ma ei tea täpselt, mida Liisa ja Henno. Ma kontrollin, mis asi see on. Connecting Styles. Okei. Ei, no Roblox on üks enim mängitumaid mänge üldse, mis praegu eksisteerib kogu maailmas. Kas see enam Fortnite ülegi või? No see on koos Fortnite'iga on seal täiesti nagu selles maailma tipus, et sellest on saanud mingit sorti siuke fenomen, nagu on olnud ka Minecraft ja Minecraft on siiamaani, on ju. Ja ma lugesin artikleid selle kohta kõigepealt, kuidas need mängutegijad on väga palju raha teeninud nüüd nagu tänu sellele, et see mäng on nii meeletult populaarseks saanud ja nii edasi. Ja siis ma vaatasin lihtsalt suvalist ettejuhtuvat otseülekannet YouTube'ist, kuidas üks siuke teismeline Ameerika tüdruk mängis seda ja samal ajal rääkis inimestega ja vähe sellest, et ma ei saanud aru, mida ta teeb seal ekraani peal, seal mängus ma mõtlen, sest see kõik nägi välja see nägi välja nagu mingi mäng, mis on katki läinud, see nägi välja nagu Minecraft, kus midagi on nagu rikkis ja kõik tekstuurid ja kõik pinnad ei renderdu millegi pärast ja lihtsalt mingid kandilised tegelased jooksid sellistest pooleldi renderdatud tubadest sisse välja trepist üles alla ja siis samal ajal inimesed saatsid raha sellele tüdrukule, keegi rääkis ka, et ma saatsin oma taskuraha sulle ja siis ta oli nagu, et nii nunnu, kuule, miks sa oma taskuraha mulle saatsid, et on sul ikka kõik hästi ja mingid sellised random naljad olid seal vahepeal, millest ma ei saanud üldse aru ja siis tekkis küll see tunne, et okei, see on mingi subkultuur ja mingi teema, millesse ma lihtsalt praegu ma ei jaksa nagu hakata süvenema isegi, sest ma ei tea isegi mida, ma ei tea, kust otsast ma pean hakkama guugeldama, et aru saada, mis siin üldse toimub, on ju. Aga teisest küljest ma ütleks küll, et kogu see mängu striimimise kultuur on selles mõttes osa meie põlvkonnast ka ju hästi selgelt, sest et see kerkis esile just nimelt sel ajal, kui meie kasvasime suureks ja hakkasime aina rohkem kasutama arvuteid ja veebikaameraid ja ma ei tea, otseülekande tegemise tehnoloogiat. Esimene striimer, kellest ma üldse kuulsin, oli PewDiePie, kes ongi kõige kuulsam YouTuber võib-olla üldse, vähemalt selles valdkonnas, mängude otseülekannete tegemise valdkonnas. Ja ma kuulsin temast just nimelt tänu teismelistele, sest et ma tegin umbes 7 aastat tagasi tegin lavastust 13-aastaste elust. See oli omamoodi siuke uus versioon
80ndatel legendaarseks saanud lavastusest Olen 13-aastane, mille tegi Merle Karusoo tollal, Andrus Vaarik ja teised ägedad näitlejad mängisid seal toona ja siis me tegime Von Krahlis uus versiooni sellest ja kasutasime sarnast meetodit selle loomisel, et käisime koolides vestlemas varateismelistega ja teismelistega, ühesõnaga 7. klassi õpilastega ja kogusime neilt lugusid nende elu kohta ja kirjutasime sellest siis näidendi kokku ja mitu 13-aastast, kellega ma kohtusin tol ajal, mainisid, et PewDiePie jälgimine on üks osa nende sellisest, ma ei tea, argirutiinist. Ja siis mulle alustuseks tundus see nagu nii kummaline nimi ja ma ei saanud üldse aru ja nii edasi ja siis hakkasin uurima seda asja ja siis ma nägin, kuidas PewDiePie mängib Minecrafti, mida ta siiamaani teeb kusjuures, nii et ta on ma ei tea, ligemale peaaegu 10 aastat juba põhimõtteliselt hoidnud oma seda Minecrafti sarja ka käimas. Ja see tundus korraks võib-olla imelik, sest et ta pigem, eriti alguses oli siuke nagu, ma ei ütleks, et hüperaktiivne, aga siuke striimer, kes lärmab natuke rohkem ja nagu vehib kätega ja teeb siukest nagu show'd ka. Aga põhimõtteliselt, ta on ka ikkagi meie põlvkonna kaaslane ja nüüd ka jälgides, mis toimub Disco Elysiumiga veebimaailmas, striimimismaailmas, on olnud väga lahe näha, et on väga erinevaid striimereid ja mõned neist on meist noored, mõned neist on meist vanemad, aga et see on selles mõttes nii suur ja lai maailm, et seal tõesti on võimalik nagu eri põlvkondade esindajatel leida nagu oma kogukond üles. Ja see on väga lahe. Ja loomulikult ja tegelikult see ongi nagu selle oma inimest ülesleidmise teema. Sest võib-olla need kõige populaarsemad näited sellest žanrist ei olegi sulle nagu üldse väga huvitavad. Aga nagu me siin alguseski juba rääkisime, et seal on nii DJ-si, kes oma sette, eks ole, mängivad kunstnikke, kes oma illustratsioone teevad, mehaanilise klaviatuuri fänne, kes neid seal kokku ehitavad, et tegelikult see on küllaltki lai kamp ja vanuseid on tõesti ka väga palju erinevaid. Ja sul on ka õigus selles osas, et tegelikult pigem nagu need esimesed suured tegijad olid ikkagi meie põlvkonna inimesed, sest noortele ka ikkagi nad ei taha tihti mitte näha enda vanuseid midagi tegemas, vaid tahavad näha, mida just vanemad inimesed teevad, et nagu seda emuleerida. Lihtsalt nüüd on nagu aeg nii palju edasi läinud, et ma saan aru, et seal nende enda kogukonnad on juba väga, väga nagu suurelt levinud ja lihtsalt nagu sa ka ütlesid, et on mingi teatav hulk inimesi, kes on seal väga suured staarid, kes on tegelikult meist nii mitu juba põlvkonda nooremad, et me ei samastu enam nende kultuuriga ja ei mõista seda, aga neid siis ei peagi nagu jälgima, et validki seal, näiteks Kaspari striimi oli väga huvitav jälgida, aga siis, kui ta tegi, eks ole, neid erinevaid illustratsioone, ta rääkis seal tatoveerimisest, ma sain talt nõu küsida. Mul ei ole tatoveeringuid, kuid ma olen alati mõelnud selle peale, et ma tahaks midagi. Minu meelest Kaspar on mu vennale teinud tatoveeringu ja Kaspari abikaasa Eili on teinud minu abikaasale 2 tatoveeringut. Ja minu abikaasale 2. Jah, et kõik mu ümbert on nagu tatoveeritud, mina ei ole ja küsisin tegelikult nõu Kasparilt mitme asja kohta ja ta aitas mind väga. Nii et selles suhtes, et ma usun, et Twitch on selline huvitav maailm, millesse võib-olla on nagu esialgu isegi natukene keeruline sisse minna, sest see küsimus, et miks peaks keegi lihtsalt tahtma vaadata, kuidas keegi mängib, on tegelikult nagu väga lihtne tekkima. Aga seal on nagu väga mitu aspekti, mis võivad sind huvitada, mis võivad inimesi nagu laiemalt huvitada ja mulle näiteks meeldib nii vaadata, kui keegi mängib, kui ka nagu tegelikult ise mängida, nii et inimesed saavad vaadata ja kommenteerida. Tegelikult see oli hästi tore. Ja absoluutselt nõus, et seal on erinevaid põhjuseid, miks selline asi võiks kedagi üldse huvitada ja need põhjused varieeruvad ka enda puhul selles mõttes, et ma ei pruugi iga päev samal põhjusel minna ja vaadata mingit ülekannet mingisugusest mängust. On erinevaid mängijaid, striimereid, kes lihtsalt meeldivad mulle sellepärast, mismoodi nad räägivad, mis olekuga nad on. On üks tüüp,
kes teeb YouTube'is kellel on YouTube'is oma kanal, tema kasutaja nimi on The Rad Brad, keda ma olen maininud ka varem, kelle striime ma lihtsalt vahel vaatan, kui mul ei tule und näiteks ja mulle lihtsalt meeldib see vibe, mis seal tekib, see, mismoodi ta räägib ja tekitab sellise tunde, nagu ma oleksin sõbral külas lihtsalt ja me vedeleme diivanil ja teeme koos nalja ja lihtsalt mängime mingit mängu. Ja samas, on ka vahel vaja lihtsalt vaadata mingisuguseid ülekandeid ja kusjuures need ei pruugi alati olla otse ülekanded, näiteks selle The Rad Bradi puhul ongi ju nii ja minu arust PewDiePie puhul ka, ta alati ei tee otse seda kõike, vaid päris sageli nad lihtsalt salvestavad selle paaritunnise mängusessiooni ette ära ja siis laevad selle üles YouTube'i, et sa saad hiljem kommenteerida, aga nad ei osale nagu mängimise ajal mingis vestluses. Aga samas on ka palju neid, kes mängimise ajal vestlevad oma jälgijatega, eks ole, ja siis jälgijad saadavad neile tervitusi ja raha ja kõike muud head, võib-olla ähvardusi, solvanguid. Aga siia on lisandunud näiteks mul isiklikult ka mingi sihuke kolmas aspekt, mida ma varem lihtsalt ei saanudki kogeda, aga mida ma nüüd saan ja mis on üliäge, mis on siis see, et kui sa oled ise mängu tegija, siis mis tunne on jälgida oma teost mingist sellisest kanalist, kus keegi seda siis otse mängib ja samal ajal vestleb inimestega ja jagab oma muljeid. See on nii lahe. See on lihtsalt nii lahe. Ja see on miski, mida ma sain kohe aru, mida ma ei ole saanud kunagi kogeda kirjanikuna või näiteks teatritegijana. Teatris jah, sa oled ka nagu teed otse ülekannet inimestele ilma igasuguse sükse vahendava tehnoloogiata, et sa oledki teiste inimeste silme ees ja teed seda, mis sa teed selles samas hetkes ja paigas, kus viibivad ka kõik vaatajad. Aga see ei ole päris sama, mis siuke Twitchi ülekanne, kus sa saad ilmselt oleks väga tüütu ka, kui keegi kommenteeriks samal ajal su näidendid, kui sa laval oled, eks ole, et nagu üritaks ma arvan, et siukseid katseid on tehtud siis, kui inimesed hakkasid rohkem kasutama nutiseadmeid ja äpid muutusid selliseks igapäevaseks asjaks meie elus, siis hakati tegema igasuguseid katseid ja ma olen osalenud erinevates. Olen vaadanud etendusi ja osalenud lavastustes, kus on selline interaktiivne element ka olemas, et mingil hetkel publik peab võtma telefonid välja ja hääletama ja ma ei tea, panema like ja nii edasi. Aga ma ütlen, et lihtsalt see luksus kuidagi teha lahti Twitch või mingi YouTube'i kanali ja hakata vaatama, kuidas keegi parasjagu mängib midagi, millesse sina oled kaasautorina panustanud, on lihtsalt nii kuidagi, see on natuke nagu mingi unistuse täitumine, kus vaata tavaliselt sa ei saa nagu kärbsena seinal jälgida, kuidas inimesed reageerivad sinu teostele, aga selles meediumis on võimalik, et reaalselt sa saad lihtsalt olla seal kohal ja vaadata, millised on need värsked filtreerimata, tahaks arvata, et filtreerimata, eks muidugi on mingi filter peal alati, kui inimene teab, et ta esineb ja nii edasi, aga sellegi poolest spontaanseid reaktsioone teostele, milles sul on olnud oma panus. Ja ma just vaatasin ka sellist väga lahedat dokumentaalfilmide sarja, mille autoriks on selline grupeering nagu NoClip. Ja nemad keskenduvad just nimelt videomängutööstuses toimuvale, nad tavaliselt teevad selliseid videopäevikuid või selliseid päevikulaadseid dokumentaalsarju siis erinevate mängude arendusprotsessidest ja sellest, mis elu need mänguarendajad elavad selle antud mängu tegemise ajal ja nii edasi. Ja ma just lõpetasin sellise mängu nagu Hadese sarja vaatamise, et see oli siuke vist 5 või 6 osaline selline doksari siis sellest, kuidas see mäng, kuidas seda tehti ja mis siis lõpuks sai.
ja jube hea hetk oli selle sarja vaatamist lõpetada ka just nüüd, sest paar päeva tagasi toimus taaskord ka BAFTA mänguauhindade gala siin Inglismaal. Ja Hades oli selle tänavuse BAFTA-de tseremoonia suurim võitja. Ja ma järsku tundsin just nagu sellist isiklikku uhkust nende üle, sest et mul oli selline tunne, et ma nüüdseks just nagu tunneksin neid inimesi või kuidagi, tead küll, samamoodi nagu podcast'ide kuulamisega sul tekib tunne, et ma nagu tean neid inimesi, sul tekib mingi siuke jah, et nad saavad osaks sinu kogukonnast justkui või sinu sõpruskonnast. Ja mul oli nende puhul sama tunne, et kui nad seal järjest neid auhindu said, siis mul oli selline tunne, et te nii väärite neid auhindu, sest ma tean, mida te tegema pidite, et üldse sellesse punkti jõuda, et isegi olla nomineeritud ja nii edasi. Ja seal ühes selle doki osas oli ka väga lahe vaadata, kuidas sarnaselt Valheimiga nad samamoodi andsid selle välja early access ma ei tea, režiimis staatuses ja siis nad samamoodi seal mingis osas vaatasid, kuidas keegi striimer mängis mingit versiooni siis sellest mängust ja siis kui ta oli selle läbi teinud, siis nad seal chatis tänasid teda, et kuule, et tegelikult me siin oleme kambaga vaadanud, kuidas sa mängisid ja suur aitäh sulle ja nii äge ja nii edasi. Ja siis oli nii äge kuulda selle otseülekande tegija sellist ausat reaktsiooni, kuidas ta oli nii üllatunud, et holy shit, et see äge mäng, mida ma praegu mängin, et selle mängu tegijad ise praegu vaatasid, kuidas ma seda mängin ja tänavad nüüd mind ja et mis asja, kuidas see veel juhtus, et see on küll väga äge, et mingid sellised ühenduspunktid, ma ei tea, kuidagi tunduvad nii ilusad ja vägevad mulle ja mul on hea meel, et meil selline tehnoloogia on ja et meil selline meedium on tekkinud. See võimaldab tõesti nagu väga vahetut tagasisidet, mida nagu tõesti üheski, sa ei kujuta tegelikult väga ette, et sa annaksid näiteks filmi välja enne, kui see valmis on. Ja kuigi ma tean, et kritiseeritakse väga palju ka mänge, et need antakse liiga toorelt välja või neid üritatakse müüa juba siis, kui nad valmis ei ole, aga on üsna palju nagu edulugusid just sellega, et sa saadki midagi anda nagu sellises pooltoores versioonis valmis, sa saad leida nii-öelda toetajaid, kes on nõus sulle raha andma, et seda asja nagu edasi arendada ja teha ja sa saad nagu pidevalt tagasisidet mängijatelt, kuidas seda asja paremaks teha. Seda on väga raske ette kujutada teiste kunstimeediumitega. Väga raske. Ja raske on ka ette kujutada seda, et isegi kui see mäng on valmis lõpuks, et siis sa vaatad seda, praegu pandeemia ajal ütleme, vaatad kodus oma telekast, on ju, ja vaatad filmi lõpuni ja siis järsku ilmub sinna ekraani nurka siuke kellukese märk, keegi nagu tilistab seda, siis sa vajutad sinna ja siis tuleb sinna ekraanile Quentin Tarantino nägu ja ta ütleb oma kodust veebikaamerasse, et kuule, aitäh, et sa vaatasid mu filmi. Praegu jälgisin tegelikult, kuidas sa seda filmi vaatad ja ma olen väga tänulik, et sa selle filmi ikkagi valisid tänaseks õhtuks, et see tundub nagu täiesti absurdne selles kontekstis või meediumis, aga videomängud on, ma ei tea, neil on see kollektiivse kogemise ja nende kogemuste jagamise aspekt on kuidagi teistsugune natuke selles mõttes, et see on natuke kaasavam formaat ilmselt. Et jaa. mul on täiesti üks irrelevantne kommentaar siia juurde, kui sa lubad. Palun. Kui ma mõtlen selle peale, et kuidas nagu need siit ongi nüüd väga huvitav nagu mõelda, et millised saavad need meie põlvkonna ühendavad lood olema. Just selles osas, et nagu mida me kogesime koos sellisel viisil, et see meid kõiki nagu mõjutas, sellepärast, et ma vaatasin üks õhtu, ma otsisin YouTube'ist ansambli Kino videosid. Kas sa tead Vene ansamblit Kino? Absoluutselt. Ja, loomulikult. Nendel on üks siuke väga kuulus hitt nimega Gruppa Grovi, mis on siuke sõjavastane laul, Veregrupp või sõjaosas siis kriitiline laul. Ja ma sattusin selle otsa, kuidas Metallica oma kontserdil mängis siis Moskvas Gruppa Grovit. See on umbes sarnane mängimine oli muidugi nagu siis, kui Metallica käis Eestis, nad mängisid insener Kaarini Hyperboloidi.
niimoodi valesti ja niimoodi suvaliselt, aga noh, muidugi kõigile meeldib ja noh, see oligi siis see bassimängija kitarrist kahekesi, eks ole, teevad siuksed väikest tininat seal vahel, mängivad igas riigis ühte laulu. Noh, vähemalt üritavad mängida, vahel see tuleb neil paremini välja, vahel nagu kehvemini. Aga Moskvas nad mängisid Gruppa Krovit ja see reaktsioon publikust oli lihtsalt meeletult võimas. Ja võt, see ongi nagu see koht, kus tegelikult seda nii-öelda tervet põlvkonda, nagu terve riigi tervet põlvkonda nagu ühendav asi, see üks laul. Sa nagu näed seda võimsust mitte siis, kui nagu see bänd ise seda laval laulab, vaid kui mingi teine bänd toob selle nagu korra oma setti sisse ja järsku nagu kogu see staadion lööb nagu lõkkele, et et see on see meie lugu ja nad kõik karjuvad ja röögivad seda kaasa. Ja see on nagu selles suhtes väga huvitav kontrast, et Metallica loomulikult on endal ka, eks ole, selliseid lugusid, mida kõik ootavad. Ja igal bändil on, noh, kui nad on suur bänd, neil on omad fännid, nagu alati on see. Aga see on nii naljakas, et kui nagu mingi bänd hakkab kellegi teise väga kuulsat lugu mängima, siis see kuidagi eriti nagu klikib. Et noh, kui keegi tuleb lavale ja hakkab nagu lihtsalt pulli pärast nagu Wonderwalli mängima, eks ole. Alati nagu kõik laulavad kaasa seda. Või Smoke on the Waterit või mida iganes. Et lihtsalt nagu vaadata seda, kuidas Metallica Moskvas mängis Gruppa Krovit ja kuidas inimesed sellele reageerisid, oli kuidagi nii võimas tunne, et sa näed, et see üks laul, see kultuuriline nagu pakike ühendas tervet seda põlvkonda, oli nii tähtis, et nagu, ma ei tea, üle kogu Nõukogude Liidu inimesed teadsid ja oskasid kaasa laulda. Et seda on nagu lihtsalt, mul nagu sellega tekkis see seos ja tekkis kuidagi mõte, et huvitav, et ma ei tea, on täiesti võimalik, et meie põlvkonnas, juba täna võib-olla me suudame isegi leida, mis olid meie nooruspõlves, näiteks siuksed mängud, mis kõiki meid ühendasid, ma ei tea, Super Mario mängimine või mida iganes, et noh, nagu vaadata tulevikku 30-40 aastat, et millele me nagu tagasi mõtleme, mis olid need kultuurilised sündmused meie kõigi jaoks ja ma olen üsna kindel, et sealt seest leiab nagu mänge. Ja kõike muud ka ja ma arvan, et me võib-olla oleme selles mõttes viimane põlvkond, kellel on mingitki võimalust leida neid ühenduspunkte, sest et see killustumine sai täishoo sisse kohe pärast seda, kui meil teismeiga lõppes. siis järsku hakati killustama. No aga kas sa ei arva, et näiteks... Siis see killustumine sai täishoo sisse, see algas juba siis, kui meie olime teismelised, aga sest et see oligi see siuke nagu kiire internetisuhtluse alguspunkt. Aga kas sa ei arva, et 20-30 aasta pärast inimesed, kes on praegu nagu teismelised, mõtlevad tagasi Minecraftile? Et see oli nagu meid kõik ühendav asi, et kuskil Minecrafti mainitakse, nad kõik tunnevad kuskil südamesopis siukest soojust. Ma ei tea, kas nad kõik soojust tunnevad. Ma ei oska öelda, sest mul üski tunne, et see võib olla vabalt siuke mingisugune selles mõttes niši asi, et see ei pruugi ühendada tervet põlvkonda, aga mingisuguse siukse ajastu märgina kindlasti see jääb paljudele meelde. Olenemata sellest, kas nad seda mängisid ise või mitte, aga ma ei tea, kui soe see, aga samas need, kes mängisid, neil kindlasti see on ülioluline osa nende teekonnast või ma ei tea, üleskasvamisest kindla peale. Kas või vaadates, kui palju mu õepoeg, kes saab 13, kui palju tema on oma elu jooksul mänginud Minecrafti sellest ajast peale, kui ta oli väike poiss erinevatel seadmetel, kusjuures ka tahvelarvutis ja ma ei tea, konsoolidel ja noh, et see on kuidagi käinud kaasas tema arenguga samamoodi nagu meil olid Legod igal pool, et ükskõik kuhu sa ka ei läinud, siis varem või hiljem ikkagi oli kuskil ka mingi Lego komplekt, mille juurde sind saadeti või sa astusid sinna peale. Ja. Nii et aga mul on siuke terav kahtlus et meist järgmised põlvkonnad on oluliselt killustunuma sellise ühisminevikuga või ühisnimetajate komplektiga. Kui sul kogu Nõukogu Liidu peale ongi üks suur rockstar, eks ole, Viktor Tsoi ja kõik teda tunnevad, siis ilmselt see ühendabki kogu põlvkond, aga kui sul igal väikesel klikil on oma superstar, siis noh.
jaa, et meil ei ole isegi ühiseid suuri lugusid enam, sest et see, mis sinu meelest on suur lugu, sõltub sellest, milliseid meediakanaleid sina jälgid või milliseid sotsiaalmeediakanaleid. Oppa Gangnam Style. Okei, Oppa Gangnam Style ja COVID-19 on võib-olla ainsad. No see ühendab kindlasti kõiki. Siduvad lood veel, ja aga noh, ühesõnaga. Jaa. Mul rohkem ei ole midagi öelda selle teema kohta. Mul ka mitte. Mul on üks teine teema mõttes. Üks asi, mis noortele on väga meeldinud juba mõnda aega, aga millest ma vaatasin natuke isegi tahtlikult mööda, oli Billie Eilishi fenomen. Ja ma teadsin temast ainult nii palju, et Bad Guy oli raadios üsna selline sagedane pala erinevates playlistides ja kui see lugu kuulsaks sai, siis mul oli veel palju sõitmist 2 linna vahet, Haapsalu ja Tallinna vahet, nii et autoraadio mängis sagedasti ja mu tütrele, kes siis oli, ma ei tea, mingi 4-aastane või midagi sellist, talle nagu väga meeldis, kui see lugu alati peale pandi, siis ta hakkas tagaistmel oma seal turvaistmes nagu niimoodi tantsime. Aga peale selle Bad Guy pala mul nagu muid muljeid eriti ei olnudki või muid teadmisi Billie Eilishi loomingust. Mulle tundus see süke omamoodi huvitav, süke lo-fi, süke mõmina pop, aga ma otseselt ühesõnaga, kui ma lõpuks olin Beat Me plaadipoes ja nägin albumi When We Go to Sleep, Where Do We Go vinüüli, siis ma seda ei ostnud, sest mulle tundus, et mis ma ikka nagu, et see ei ole midagi sellist, mida ma tahaksin nüüd nagu hoida riiulis kogu ülejäänud elu. Et piisab sellest, kui ma saan, ma ei tea, kuskilt YouTube'ist aeg-ajalt võib-olla vaadata mõnda videot. Aga nüüd ma vaatasin ära Billie Eilishi albumi tegemise perioodi dokumentaalfilmi, mis on Apple TV-s saadamal ja ma pean ütlema, et mu suhe Billie Eilishi loomingusse muutus 180 kraadi. Paremaks või halvemaks? Mitte, et ma oleksin varem üldse nagu halvasti mõelnud temast otseselt, mul lihtsalt oli ükskõik, aga selles mõttes 180 kraadi, et kui varem ei huvitanud eriti, siis nüüd huvitab väga. Ja ma ütlen, et see on üle pika aja üks selliseid dokumentaalfilme, mis on kuidagi jäänud mind saatma ja kuhu ma olen mille juurde ma olen isegi tagasi läinud korduvalt, et vaadata seal paari kohta üle ja nii edasi. Näiteks seal on üks lõik sellest, kuidas ta vist New Yorgis esinedes laulab oma laulu I Love You ja kuidas ta siis seal laval ühes kohas hakkab nutma, et ta ei saa nagu edasi laulda. Et see on kuidagi nii liigutav nüüd, kui ma saan aru, mis ta elus toimus ja kuidagi üldse olen saanud nagu ülevaate, et kuidas see album sündis ja milline sünergia tal on oma vennaga ja oma vanematega ja nii edasi. Et see ühtäkki muutus hästi huvitavaks selliseks case study'ks või selliseks kuidas öelda, huvitavaks selliseks näiteks sellest, mismoodi aastal 2020 ja 2021 võiks kulgeda ühe noore superstaari selline tõus popimaailma tippu. Et mis elu see on, et see on hästi-hästi huvitav, sest et on hästi palju selliseid kõhedaid näiteid ja see dok oli ka omamoodi, seal oli oma siuke kõhe element olemas, sest et igal juhul see on vähemalt segadussajav, kui mitte hirmutav ja kõhe, kui üks, ma ei tea, 16-17-aastane inimene saab ühtäkki nii tohutult kuulsaks, on ju. Et mis see tema eluga teeb ja nii edasi. Aga lihtsalt kõrvutades seda dokki näiteks, ma ei tea, selle Amy Winehouse'i dokiga kas
või ükskõik millise dokiga, mida on tehtud Nirvanast, on ju, või siis ma ei tea, Nirvana dokid on kõik kõhedad muidugi. Need on kõik kõhedad ja et siis see kuidagi andis oluliselt rohkem lootust iseenesest ja ma saan aru, et seal see taotlus ei olnudki tuua nüüd tohutult välja Billie Eilishi loomingu ja isiksuse varjukülgi, sest et selle doki eesmärk hästi selgelt on ikkagi promoda Billie Eilishi loomingut ja tema imagot ja tema sellist brändi isegi, on ju, et see algusest peale see dok pole loodud sellisena, et ta peaks kuidagi võtma mingi hästi kriitilise seisukoha või hoiaku. Aga sellest pole selles mõttes midagi, et see on lihtsalt hästi mõnus sihuke päevik, nagu ma ütlesin. Ja kui seda niimoodi vaadata, siis see on lihtsalt väga huvitav, sest et see on nii, seal saab nii selgeks, kuivõrd põlve otsas ja oma sihukesest nagu isiklikust huvist ja kirest on kogu tema looming ja see stiil nagu sündinud. Ja kuidas sellisena, see on selles mõttes hästi sihuke, et temaga on tegelikult võimalik samastuda, isegi kui see mõõtkava on niivõrd hoomamatult suur, on ju, kuhu ta lõpuks jõuab oma kuulsusega. Et siis ikkagi see kodus oma venna voodiserval mingite palade arvutisse salvestamine ja sihuke ringi töllerdamine on iseenesest miski, mida ma olen isegi teinud ja mida on väga-väga paljud inimesed teismeeas teinud oma kodus, kellel on olnud mõni pill käe pärast või arvuti või mikrofon. Ja ma pean ütlema, et temast on ühtäkki saanud üks sümpaatsemaid sükseid mainstream artiste mu jaoks üldse ja ma olen järsku avastanud, et lisaks sellele, et ta on syke, ma ei tea, pop-ikoon nüüd, on seal hästi tugev selline anne ikkagi ka kogu selle asja keskmes, hästi eriline musikaalsus ja kui kuulata puhtalt tema häält ja seda, mismoodi ta laulab, siis lihtsalt saab selgeks, et see ei ole selles mõttes mingisugune syke fabritseeritud toode, popmuusika toode, mille mingisugune produtsent või produtsentide meeskond on kuskil laua taga välja mõelnud, vaadates Exceli tabelit ja arvutades välja, kui palju, mitu miljonit saaks teenida, kui panna need näod sinna kokku ja kirjutada neile sellised lood. Et temas on midagi väga-väga autentset ja see, mismoodi ta laulab, tõesti, ma arvan, teeb temast ühel päeval ikkagi ka ühe meie ajastu sükse legendi. Ja ma soovitan kõigil vaadata seda dokfilmi. See on üks tore film. Billie Eilish on tõesti ääretult huvitav artist. Ma mingi hetk üritasin ka temasse nagu lihtsalt, kuuled ikkagi, eks ole, inimesed räägivad ühest uuest artistist ja tema loomingust ja väga kiidetakse. Ja siis mõtled, et uurin ka ja ma üritasin tema lugudesse nagu sisse minna, aga ma ei saanud talle pihta. Või nagu see ei klikkinud minuga ära. Kuigi ma kuulan tegelikult päris palju popmuusikat. Aga jaa, see on väga huvitav soovitus. Ma kohe nüüd praegu tundsin, et ma peaksin vaatama seda dokfilmi, et äkki see on ka minu jaoks siis see koht, kus ma nagu saan asjale pihta. Sest tihtilugu väga paljude asjadega on see nii, et inimestele meeldivad rohkem asjad, millest nad teavad, mille tausta nad teavad ja teine pool on see, et kui sulle midagi meeldib, siis üldiselt sind huvitab ka selle tausta avamine natuke rohkem ja selle kohta uurimine. Ja mul on natuke nagu sama teema oli Lady Gaga dokumentaalfilmiga, mis Netflixi tuli. Kuigi tolleks hetkeks mulle juba meeldis Lady Gaga ja ma juba nagu hindasin tema loomingut, siis see dokumentaalfilm kuidagi veel eriti konkreetselt nagu minu peas nagu pani paika selle, et Lady Gaga on ikkagi midagi nagu erilist, et ta ei ole lihtsalt järjekordne, eks ole, poplaulja, vaid ta on nagu popartist, ta on täiesti nagu selline fenomen. Ja kui töökas ja kui kui raskesti seda kõik tuleb, aga kui palju ta näeb vaeva, et seda imagot, seda
loomingut, seda show'd, seda kõike nagu teha, et see oli nagu silmi avav kogemus, et noh, üldiselt nende dokumentaalide vaatamine selles osas ongi hästi äge. Ma pole väga Apple TV-d vaadanud, ma üritasin sealt vaadata seda Bruce Springsteeni dokumentaalfilmi, mida kõik ääretult kiitsid ja minu jaoks oli see, ma ei jõudnud vist kaugemale kui mingi 10 minutit. Et lihtsalt nagu ma ei ole sellest isegi kuulnud vist. Jah, seda nagu väga-väga kiidetakse, et väga hästi tehtud film ja muidugi see on väga hästi filmitud ja väga ilus näeb kõik välja, aga ma kuidagi nagu ei klikkinud sellega küll, aga ma ei tea, kas sa oled Apple TV-st muid asju ka vaadanud, mina avastasin sealt sellise multikasarja nagu Central Park, mis on tehtud samad autorite poolt, kes tegid Bob's Burgersi, mis on üks mu lemmikmultikaid üldse. Ja Central Park on nagu, ta on nagu veider, ma ei tea, see esimene hooaeg, seal on praegu ainult esimene hooaeg, see nagu, kui see oli ka siuke asi, mida ma vaatasin esimest korda mingi natukene aega ja mõtlesin, et okei, see on suht igav ja panin kinni ja siis mingi hetk mõtlesin, et no proovin uuesti ja kuidagi nagu ilmselt oli selline vaikne ja laisk päev ja kui ma hakkasin vaatama, siis mingi hetk ma vaatasingi nagu terve esimese hooaja läbi, kuigi see on oma vigadega, aga ütleme see point on selles, et tegu on muusikaliga, et ta on nagu multikas, mis on ka muusikal, ehk siis ta juba tundub veits imelik, eks et ma ei tea, kas see kooslus on nüüd super hea või super hästi tehtud, aga ta on huvitav ja ma ei tea, see nagu annab mulle kuidagi sellise nagu lootus, et äkki sellest Apple TV-st veel nagu saab midagi asjalikku. Kuigi ega ma väga palju asju tegelikult pole vaadanud ja tegelikult ma ideaalis ei tahaks, et sellest midagi väga asjalikku saaks, sellepärast, et maksta mingi 4, 5, 6 erineva streaming teenuse eest on hästi tüütu. Ja kõige nutikam ilmselt ongi kuidagi 6 kuusse vahetada oma peamist, ma ei tea, filmisarja kanalit, platvormi. Aga tulles tagasi selle Billie Eilishi doki juurde, ma mainin ära siis, et selle doki pealkiri on The World's a Little Blurry ja selle autor või režissöör on R.J. Cutler. Nii et kui kedagi huvitab, siis The World's a Little Blurry on see dok, millest ma rääkisin. Ja seal on hästi palju, vaat sa ütlesid, et sageli asjad hakkavad meeldima rohkem siis, kui sa nagu tead, mismoodi nendeni jõuti või mis tähendus, ma ei tea, mis on selle pinnal oleva tähenduse või selle, mis on selle, ma ei oska enam rääkida, aga põhimõtteliselt, mis seal köögi poolel toimus, on ju. Et ma nagu Billie Eilishi puhul tahtsin alustuseks üldse aru saada, et miks ta teistele nii väga loeb ja mis on selle fenomeni saladus, on ju. Ja sellest saab natukene aimu küll minu arust selle doki ajal. Ja väikse võtmekese andis mulle tegelikult kätte ka Dave Grohl, sest et kui neil see uus album välja tuli, millest me natuke rääkisime ka üle-eelmises saates või millalgi Medicine at Midnight Foo Fightersi seni uusim album. Et selle puhul käis Dave Grohl siis Conan O'Brieni podcastis külas ja siis ta seal muuhulgas rääkis sellest, kuidas ta käis oma tütrega Billie Eilishi kontserdil ja kuidas seal kontserdil olles ja ringi vaadates ta järsku tajus, et see möll ja meeleolu, mille keskmes ta oli, meenutas talle vägagi seda sama vibe'i, mis oli Nirvana kontserditel, kui nad alustasid. Ja see oli nagu väga ootamatu ja lahe võrdlus. Ja kui ta seda ütles, siis ma sel hetkel ei olnud veel seda doki näinud. Nii et ma endiselt mõtlesin, et oota, aga mis asja, kuidas saab selliseid asju üldse võrrelda, sest et muusika, puhtalt selle muusika enda olemuse koha pealt on ju Nirvana ja Billie Eilish nagu väga erinevad. aga seda rohkem intrigeeriv tundus mulle kogu see lugu, nii et sellepärast ma veel eriti tahtsin näha seda doki ka. Ja seal on veel
väga jaburaid hetki sellest, kuidas, kui ma räägin sellest, et kuidas seal on võimalik nagu samastuda selle inimesega, siis oli lihtsalt nii ääretult armas näha näiteks, kuidas Billie Eilish kohtub Justin Bieberiga esimest korda elus. Ma ei taha seda stseeni nagu täielikult ära spoilida, aga lihtsalt see moment see on nii naljakas ja ilus ja jällegi kuidagi võimaldab selles mõttes samastuda hästi selgelt, et kui sa nagu näed ja usud, kui nii-öelda lihtne tüdruk ta on, või kuidas ta on lihtsalt nagu harilik teismeline, kellel on olnud mingisugune suur huvi mingit sorti kunsti valdkonna vastu, tema puhul siis muusika vastu ja ka tegelikult moekunst, on ju. Et kuidas lihtsalt nagu oma asja tehes sa võid järsku sattuda mingisugusesse ringkonda, mis varem võis sulle tunduda täiesti nagu teine planeet, aga kuhu sind ühteki võetakse niimoodi sisse, et sa oledki osa sellest ja sa pead ise kuidagi hakkama kohanema oma uue positsiooniga põhimõtteliselt kultuuri või popkultuuri maailmas, on ju. Sest et teised juba näevad sind sihukese pooljumalana. Ja siis sa hakkad kohtuma kõigi nende teiste staaridega, kes on juba enne sind olnud selles samas staatuses ja on lihtsalt kuidagi hästi liigutav ja huvitav näha seal dokis, kuidas ta kuidagi siis niimoodi päev-päevalt üritab nagu paremini aru saada ja toime tulla sellega, et kes on saanud Billie Eilishist, on ju, või kellena inimesed teda näevad. Ja näiteks seal on tore moment, kus ta kohtub Orlando Bloomiga. Orlando Bloom tuleb ja kallistab teda ja ma ei tea, teeb talle umbes musi nagu laubale ja ütleb nagu, et mingi, et ma olen kuulanud su muusikat mägi ronimisega tegelemise ajal ja nii edasi, et mul on siuke tunne, et ma nagu olen su musa kuulanud lihtsalt nagu ribadeks, on ju. Ja siis järgmine stseen on see, kuidas Billie Eilish läheb kuskile teise tuppa oma, ma ei tea, vanemate või sõprade juurde ja siis talle öeldakse, et kuule, et sa tead ka, kes see oli või? See oli Orlando Bloom, nagu siis ta on nagu, et kes? Ja siis talle näidatakse telefonist, et see tüüp, seal Piraatide filmis, see tüüp nagu, ja siis ta saab aru nagu, et issand jumal, see oli Orlando Bloom. Okei, nagu, ja siis ta nagu pärast näeb teda veel ja siis kallistavad seal veel ja nii edasi, kõik on jube familiaarne nagu ja siis ta tuleb kaamera juurde, ütleb, et nüüd ma saan aru, kellega ma siin kallistasin. et see on lihtsalt väga naljakas nagu, kuidas ta nagu sellele Orlando Bloomile ütleb ka, et mingi, et ma ei tea, 12-aastane mina praegu lihtsalt sureks ära, kui ta saaks teada, et nagu, et siuke moment nagu tuli. Et ühesõnaga, et see kõik on nagu selles mõttes nii jabur ja oma jaburuselt nii ehe, et see kuidagi ma ei tea, hoiab kogu seda filmi nagu pinnal algusest lõpuni. Ja lisaks need hästi lahedad siuksed kontsertvideod ka, mis seal selliste vahepeatustena seda filmi nagu, ma ei tea, peatükkideks jagab või nii. Et igat pidi lahe vaatamine. Jah, väga, väga huvitav kuulda ja ma olen nõus, tegelikult on hästi oluline näha neid superstaare nagu ka inimestena ja mõista, et tegelikult nad ongi lihtsalt inimesed ja seda nii selles mõttes, et mis ootused sa ise nagu nendele inimestele sead ja mis ootused sa endale sead ja kuidas üldse mõistad edu maailmas ja kõiki siukseid asju, et tegelikult on väga oluline lihtsalt aru saada sellest rollist, mis õnnel on maailmas, sellest rollist, mis nagu raskel ja tõsisel tööl on maailmas, et see on nagu üleüldiselt nagu see on üks asi, mida väga raskesti mõistetakse, et tegelikult kui sa näed nagu näiteks popstaare, et on väga vähe inimesi, kes on väga kuulsad oma loominguga, kes tegelikult ei tööta nagu meeletult palju, et seda saavutada. Et õnnel on ääretult suur roll superstaari majanduses, et kes üldse kunagi, ma ei tea, plaadi välja annab ja kes on MTV's. Okei, nüüd ma räägin reaalselt asjadest, mis olid minu ajal nagu teema, et kes saab Spotify's number 1 ja kelle YouTube'i video vaadatakse miljardeid kordi, et õnn on selles nagu ääretult oluline komponent. Aga sellest hoolimata enamus nendest inimestest töötavad meeletult pikki tunde ja näevad väga-väga palju vaeva oma
oma tööga ja noh, nagu see on üks asi, mida me tihtilugu ei näe ja me kuidagi kipume arvama, et looming on lihtne ja lihtsalt tuleb ja see on kuidagi selline mul tuleb meelde see Dire Straitsi laul Money for Nothing, et lihtsalt natukene matkid suuga kuskil telekas ja mängid kitra ja raha tuleb, eks ole, et noh, et me kipume seda nii vaatama. Ja noh, muidugi teine selline väga hea asi, mida sa oma jutuga nagu ümber lükkasid, mida me kipume arvama, on see muidugi, et muusika saavutas oma tipu just siis, kui meie olime teismelised ja seda armastasime, et või noh, et see muusika, mis oli meile teismepõlves kõige tähtsam, see oli siis, kui muusika oli saavutanud oma tipu, et noh, ilmselgelt. Seda mõtlevad, ma arvan, absoluutselt kõik inimesed igast põlvkonnast. Et nagu teist Nirvanat ei tule nagu never ever, et noh, sellist fenomeni nagu ei saa lihtsalt enam olla. Ja see, et mingit tänapäeva, mingit ilulilu popstaari Nirvanaga võrrelda, see on lihtsalt absurdne, et see ei ole võimalik, et inimestele meeldib tänapäeval Billie Eilish nii, nagu mulle kunagi meeldis Nirvana. Et see on nagu selline hästi tore nagu muinasjutt, mida me kipume endale rääkima. Ja tõesti, sul on õigus, ilmselt iga põlvkond teeb seda uuesti. Et noh, seda on nagu lahe vaadata. Mul oli endal natukene sarnane kogemus sellega, et ma ei tea kuidas, aga ma sattusin vaatama YouTube'ist videosid Grimesist. Ja Grimes on väga veider inimene, noh nagu lihtsalt kõige paremas mõttes. Tal on nagu väga lahe muusika, tal on väga lahe selline visuaalne keel oma videodes ja kui ta räägib, noh tõesti ta räägib nagu, ta on nii siiras ja aus ja läbipaistev, kui ta räägib, et see nagu jätab nagu veidra mulje, et sulle kuidagi tundub, et see on nii imelik, et see on nagu inimene, keda miljonid hindavad ja austavad ja tema loomingut ja siis ta lihtsalt läheb ja räägib nagu normaalne inimene, et see tundub nagu natuke distant. Ja seal juures nagu kõige naljakam tundubki see, et kogu oma sellise veidruse imelikkuse juures, siis mulle tundub, et noh, nagu selles paaris, et ta on Elon Muski abikaasa, et Elon Musk on ikka palju veidram inimene kui Grimes. selles paaris nagu tema tundub see the normal one. Aga jah, et noh, nagu väga, väga huvitav on tegelikult seda nagu näha ja tunnetada ja vaadata, et millised on need iidolid tänapäeval ja tegelikult noh, nagu tuleb tunnistada, et ega nad väga palju nüüd ei erine. Ja kui tänapäeval võib-olla inimesed mõtlevad, et iidolid on nagu kehvemaks läinud ja on nagu halvemad eeskujud, siis kahjuks mulle tundub, et isegi nagu meie nooruspõlves, kui vaadata neid dokfilme nagu Nirvanast ja ma ei tea, veel tagasi ajas minnes nagu ma ei tea, Guns N' Roses ja Rolling Stones ja Jimi Hendrix ja nii edasi. Kui vaadata neid dokfilme, siis mulle tundub, et meil ja meie vanematel olid palju halvemad eeskujud kui on tänapäeval. Kusjuures jaa, absoluutselt. No jaa, et Billie Eilishi puhul, kuigi tal muusika ja lüürika on ju üsna hämarad ja sünged, siis selle kõige juures see süke elujaatavus ja pigem püüdlus kuidagi püsida terve ja olla süke vastutustundlik ja hooliv, et see on midagi värskendavalt uut. Kas või see, missugune paistab olevat tema peredünaamika ja kuidas just selle tõttu tundub, et võib-olla temast ei saa üks järjekordne superstar, kes väga noorelt siit ilmast lahkub lihtsalt mingisuguse üledoosi tagajärel või mis iganes. Mida? Et temast ei saa järgmine Kevin McAllister. Ma tegelikult tahtsin öelda Macaulay Culkin, aga... jah, et see kõik on nagu väga lahedalt teistmoodi. Noh, muidugi see kõik on minu tõlgendus sellest, mismoodi mulle näidati montaaži tema teekonnast ühe albumi valmistamisel. Loomulikult ma ju ei tunne teda nüüd tänu sellele ühele dokile, aga vähemalt jah, nende väheste ma ei tea, nende väheste tundide järgi otsustades, mis ma olen veetnud, ma ei tea, teda vaadates, et see kõik tundub nagu selles mõttes nagu teistsugune, kas või see, et ta ei joo, ei suitseta, ta ütleb, et ta ei ole proovinud kunagi ühtegi narkootikumi, et see juba puhtalt on midagi, mis tundub nagu arusaamatu. Ühesõnaga, jaa, ja ta on väga noor, ta on praegu vist 19 või midagi sellist, et kõik ju võib veel muutuda ja jõuab veel kõike teha ja nii edasi.
aga vähemalt alguspunkt paistab tal olevat kuidagi sihuke värskendavalt erinev sellest, mida me oleme harjunud nägema seda tüüpi staaride puhul. Ja ei, väga huvitav ja ma kindlasti võtan ühel nädalavahetusel selle filmi ette ja vaatan ta läbi, sest see kõlab tõesti väga-väga põnevalt. Ja äkki pärast seda muutun ka mina nagu Billie Eilishi fänniks. Ja see võib juhtuda, see ei pruugi juhtuda, aga see võib juhtuda. Ma olen väga palju nüüd kuulanud tema albumit When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Väga palju. Ja natuke kahetsen, et ma ei ostnud seda vinüüli Beatmist toona. Kui sul tol hetkel võimalik oli. Yeah. Ja ma ei mäleta, kuidas ma seda rubriiki viimane kord kutsusin. Kas see oli mingi Ivo sotsiaalmeedia või kas see oli mingi Ivo YouTube'i kanali soovitus või mida iganes, kus ma siis seda Sina otsustad kanalit promosin. Ja ma siiamaani seisan selle taga, et nad on üks parimaid asju Eesti YouTube'i maastikul, nad on super. Aga täna ma ei taha nagu selles rubriigis promoda kedagi YouTube'is. Täna ma lähen sellisesse täiesti arusaamatusse, minu jaoks segasesse ja hirmutavasse maailma nagu TikTok. Kujutad sa pilti? Mul ei ole tegelikult TikToki telefonis, sest ma ütlen ausalt, et pärast neid nagu uudiseid, et äkki nagu Hiina jälgib mind ja kõike, mis mu telefonis toimub. Pärast seda, kui ma TikToki peale panen, ei ole julgenud ma TikToki telefoni panna. Päris aus olles, kui ma seda ühe korra elus proovisin, siis ma ei suutnud sealt leida mitte midagi, mida jälgida peale selle, et ma nagu üritasin siukseid märksõnu otsida, nagu ma ei tea, science ja technology ja nagu on tüüpiline, kui muuta sotsiaalvõrgustikku lähen, siis ainuke asi, mis ma sealt nagu leidsin, oli üks, ma ei tea, keemiaõpetaja kuskilt, ma ei tea, põhikoolist, kes tegi lahedaid katseid. Et see oli nagu ainuke asi, mis ma sealt suutsin leida. Et ühesõnaga minu ja TikToki nagu selline suhe või minu suhe TikTok on nagu suhteliselt arusaamatu ja ma tunnen, et võt siin on küll see põlvkondade vahe liiga kaugel, et see jääb juba minust eemale. Sellest hoolimata, kui teie olete inimene, kes kasutab TikToki ja teile see meeldib, siis mul on teile soovitus, keda te võiksite seal jälgida. See on isegi selline soovitus, kus ma olen nagu kaalunud, et ma peaksin äkki sellepärast TikToki nagu alla laadima, aga mul on teile, kes tegelikult kes te ei taha TikToki alla laadida, ega selline soovitus, et TikToki saab vaadata läbi oma brauseri nagu arvutis, vähemalt neid kasutajaid seal. Ja see kasutaja, keda ma tahan teile soovitada, on üks Tartu Ülikooli meditsiinitudeng nimega Orina Jakovleva, kes on kasutaja nime all Oorea Küpsis. Oorea.küpsis nagu küpsis Y-ga. Ja ta on täiesti geniaalne inimene. Ta oma nii-öelda TikTokis siis räägib nii sellest, et mis tunne on olla, eks ole, meditsiinitudeng, mis on iseenesest juba väga huvitav, aga see viis, kuidas ta räägib koroonaviirusest ja räägib nendest vajalikest meetmetest, sellest, mis toimub haiglates, sellest, kuidas see mõjutab meditsiinitudengeid ja meditsiinitöötajaid, see on täiesti suurepärane. Väga selge, ta on ääretult hea kommunikaator ja mul on siuke tunne, et ta oskab nagu suurepäraselt kasutada selle TikToki platvormi eripärasid, mida mina isegi ei mõista, et neid nagu pointe nagu inimestele kohale viia ja ta on väga kiiresti saanud omale juba, ma ei tea, üle 12 000 jälgija ja tõesti on väärt vaatamine ja on väärt nagu kuulata tema postitusi. See kõlab väga huvitavalt. Mu 6-aastane tütar on otsustanud, et temast saab TikToki, ma ei tea, kas staar just, aga igal juhul keegi, kellele tuleb tähelepanu pöörata TikTokis nüüd tulevikus. No, tal on potentsiaali. Ma mäletan juba mitu aastat tagasi, me tegime temaga ühte YouTube'i videot koos vist kuskil. Mulle meenub. Ja no suuresti tänu temale me oleme üldse jõudnud nii kaugele, kui me oleme jõudnud sinuga, sest et ta on ühtlasi ka popkulturistide peaprodutsent, kes veel ei teadnud. Et värisevate kätega tegime talle selle konto. ja seda Hiina teemat ma olen ka natukene uurinud ja ma saan aru,
milles need hirmud seisnevad, aga samas mul on ükskõik. Ma olen seda tüüpi inimene, kes ka ei kata oma veebikaameraid kinni. Ai, sellest on täitsa savi. Mul on siuke tunne, et nagu mu elu ei ole nii skandaalselt huvitav, et nüüd kui keegi mind jälgib siin arvuti taga istumas, et siis sellega saab mu elu hiljem ära rikkuda. Võib-olla ma eksin ja 10 aasta pärast mu elu on rikutud, sest et mul ei olnud kinni teibitud veebikaamerat, aga mul on ükskõik, ja ma olen Hiinas käinud ja mulle väga meeldis seal, nii et kui miski saab mind lähendada Hiinaga veel, siis ma pigem kasutan neid võimalusi. Täiesti mitte vastuoluline arvamusavaldus Jimmy poolt. Ja võite mind tsiteerida igal pool. Aga jälgige Oreo küpsist TikTokis ja muidugi jälgige ka siis meie peaprodutsenti TikTokis, et maailm oleks tasakaalus. Aga mina hakkan nüüd räntima ja seda saavad kuulda kõik, kes meid Patreonis toetavad ja jälgivad. Nii et patreon.com/popkulturistid on koht, kus me Räntime. Alati avaldame siis ka lisasaateid nüüd, kui pinge on maas ja vahel rändime ja vahel mitte. Aga jaa, et kui on huvi, siis kohtume järelsaates nüüd, kui pinge on maas. patreon.com/popkulturistid. Aga kes siinkohal lähevad mujale muid asju tegema, siis teile aitäh kuulamast taas kord. Kuu aega jäi nüüd vahet sisse eelmisest saatest ja vaatame, meil Ivoga siiamaani vaikselt alles loksub paika see uus elurutiin kolimise ja lapse sünniga seoses, kusjuures ei olegi midagi lisada. Ühesõnaga, see on kõik nagu sükke püüame olla tublimad. Omamoodi keeruline, püüame olla tublid ja nii edasi, on ju. Ja meil siin Inglismaal tuleb mäng homme välja uuesti, Disco Elysiumi uus versioon, ja see on hästi palju aega ja vaeva nõudnud ja nõuab ka edasi mõnda aega, nii et ühesõnaga palju asju on, millega tegeleda ja nii, aga me ei kao kuskile, on põhiline lubadus, nii et aitäh, et kuulasite ja kohtume järgmine kord, loodetavasti mitte liiga pika aja pärast. Tšau! Patreon.com/popkulturistid